raskem käik. Nii. Ja tule nüüd sadulast püsti. Tule sadulast püsti. Nii. Ja sadulast püsti sõites käiku ei tasu vahetada. Kaspar, kuidas ma jätan meelde selle, kus on mis käigud? Nii, kõige lihtsam siis on vasak ja parem käsi. Nii. Vasaku käe all on siis 1, 2, 3 on ju. 1, 2, 3 ja pidur. Ja vasaku käe all on siis kõik rattast, mis on eespool. On esipidur ja esivahetaja. Ja parema käe all siis tagupidur ja tagavahetaja. Et kui me räägime nüüd nagu käiguvahetusest, siis tuli natukene siin nagu välja ka meil see teema, et koha peal käiku vahetada. Et koha peal käiku ta nagunii sul ära ei vaheta, et kui sa selle klõpsu ära teed, ta sul käiku ei vaheta. Selleks on vaja siis alati pedaleerida ehk vändata, et koha peal siis ei tasu käiku vahetada. Et kui me üldjuhul näiteks paneme siit, lasen siis käigud siit kõige väiksema peale ja me hakkan nüüd väntama, siis tekib nagu hull ragin, et see lõhub siis käigu vahetajaid, kette, hammasrattaid, ükskõik. Et koha peal siis ei tasuks kunagi käiku vahetada, et istud ratta selga ja siis hakkad nagu neid käike otsima, et mis sul siis nagu hea oleks. Et kui me räägime tõesti maastikusõidust, siis esihammasrattad, mis on siis näiteks sul on 3 tükki, mul on 2 tükki, et kui me sõidame tõesti niisugune harrastaja tasemel maastiku peal, siis võiks olla siis ees kas siis number 2 peal või siis number 1 peal. Et need on siis number 2, number 1, et kui me võtame numbritena, siis number 1 on siis kõige väiksem hammasratta sees, see on siis kõige kergem ülekanne, millega siis käivad jalad hästi kiirelt ringi. Number 2 on siis vahepealne ja 3 on siis kõige suurem. Aga üldjuhul, kui sa oled tõesti niisugune täitsa algaja ja sa nagu lähedki lihtsalt ratast proovima ja võib-olla lihtsalt terviseraja peal nautima seda asja, siis seda number 3 ei maksaks kasutada, et see jääb alati liiga raskeks ülekanne ja sellega on ebamugav sõita. Ja tagavahetaja siis sellega siis üldjuhul siis vahetad. Ja kui me võtame nüüd sinu ratta ja minu ratta, siis meil on see käiguvahetussüsteem on siis täpselt samasugune. Kui me vahetame käiku kergemaks, siis pöidlaga lükkad linki ettepoole ja kui me tahame käiku raskemaks, siis teise sõrmega plõks siis tagasi. Pöidlaga kergemaks, sellega tagasi. Just. Et neid käiguvahetajad on muidugi erinevaid ka ratastel, et on niisugused keeratavad, et sa keerad seda siis käepidet, kas siis allapoole või tagasi. Ja käiguvahetus jah, et see võiks olla sujuv, et kui sa tõesti rattaga ronid tõusu, siis ei tasuks kunagi nagu seda täisjõudu siis pedaalidesse rakendada. Et käiguvahetus peaks olema niisugune pehme, et Eesti rattamaratonidel olen nagu hästi palju kuulnud sõpradelt, et kett läheb puru, et üldjuhul see tulebki sellest, et on täisjõuga pedaalide peal, sadulast püsti, täisjõuga pedaalide peal vahetatakse käiku ja see käik ei tule siis ilusti ühe hammasratta pealt teise peale, et võib siis ketipuru tõmmata. Et üldjuhul ketipurunimised tulevad nendest. Et käiguvahetus võiks olla sadulas sõites, natukene kergemalt vändates, mitte täie jõuga ja vahetab käiku väga hästi. Käiguvahetuse kohta võib-olla seda ka, et kui me nagu sõidame enne tõusu, kui me läheme näiteks tõusu peale, siis alati tasuks nagu niisugune kergem ülekanne juba panna enne tõusu sisse, et ei tasu samamoodi hakata tõusu peal neid käike vajutama, et sa lähed raske ülekandega ja siis hakkad nagu vajutama, et sul ongi see kogu jõud on pedaalide peal, et need käigud ei pruugi hästi vahetada, võib midagi juhtuda seal käiguvahetusega ja ketiga samamoodi. Et just enne tõusu tuleks ära vahetada. Laskumise peal on lihtsam, et kui sul on tõesti niisugune järsk tõus ja kohe tuleb niisugune järsem laskumine, et siis ei pea alati laskumise peale ära vahetama, et kui sa näed tõesti, et sul seal nagu midagi teha ei ole, vändata sa ei suuda niisuguse laskumise pealt tõesti, sa lihtsalt proovid sealt alla veereda, siis võib täpselt sama käiguga minna. Ja juba alla jõudes siis juba vastavalt siis sellele käik ära vahetada. Nii, räägime teoorias puhtalt läbi ka selle, kui ma läksin mäest alla, siis ma olen püsti. Mäest alla, püsti ja olen taga. Ja just sellepärast, et kui ma siit praegu näitan sulle seda, et kui sa tuled sadulast püsti laskumist, siis ratas käib sul siin all vabalt, on ju. Ja tagumikku peaksid siis viima natukene siit üle sadula. Eks? Et raskuskese siis kehal nagu tahapoole. Et see siis on selle jaoks hea, et sul oleks esiratta peal
seda keha raskust, mis võib siis kuskil juurika taga või kuskil kivi taha natukene kinni jääda, sind üle pea visata, et kui sa oled siin eespool, on ju. Kui sul on tagapool, siis ratas läheb sujuvalt üle takistuse, et sul ei juhtu midagi. nii, ja kui ma tulen mäest ülesse, ütleme pinnase peal, siis on vastupidi. Ja pinnase peal just oleks hea, kui istud sadulas, et kui ma siit näiteks jälle siit väikse ringi teen sulle, et siis tuled kehaga, tuled sadula ettepoole ja natukene kehaga allapoole. Et üldjuhul, kui niisugust järsemat tõusu tullakse, siis hakkab see esiratas sul vänderdama ja see tekibki sellest, et sul on nagu keha raskus taga niimoodi ja siit sa siis väntad ja esiratas hakkab sul niimoodi käima ja kaotad kohe sellepärast tasakaalu. Et tõusutehnika võiks ikka olla, et istud rohkem sadula ees, natukene kätest allapoole, et sul see raskus oleks just nüüd esiratta peal. Aga samas, kui ma tulen näiteks seesamane asfalt, siis ma võin olla ka sadulast püsti. Ja, et sadulast püstisõidu all oleks just niimoodi, et oleks niisugune kõva kattega pinnas, asfalt, kruus. Et siis võib nagu mugavamalt ja niisugust asendit vahetades nagu sadulast püsti ka tulla. Aga see on ikkagi samamoodi, et raskus on ees? Seal ei ole väga oluline, et asfalditõusu sa tuled nagunii natukene kiiremalt, et need asfalditõusud ei ole meil siin Eestis nii järsud, et see esiratas nüüd sul käima hakkab. Et oluline ongi, et pinnase peal just, et sul oleks sadulas, natukene keharaskusega eespool ja et sul see taguratas kraapima hakkaks ka. Et asfaldi peal sul üldjuhul taguratas kraapima ei hakka, et see nagu ei ole takistused. Ja sadulast püsti sõitis siis just, et keha vaba ja natukene lihtsalt ratas niimoodi kergelt all käima, et ei tasu hoida kramplikult, eks.